Paljud kaunid naised on harjunud oma juukseid blondeerima ja ka juuksepikendusi kasutama, aga kas me oleme mõelnud, kui palju see mõjutab meie juuste tervist ja kasvu? Täna just selle kohta kuuleme, väga toreda kogemusloo jagab meile Jaana. Jaa, et ma olin aastaid juuksepikenduste kandja ja see oli tõesti nagu surnud ring, sellepärast et ma ju tahtsin pikki, ilusaid juukseid, mul ei olnud seda kannatlikkust, et tegeleda oma juuksekasvuga ja ma isegi ei teadnud, mida ette võtta. Pärast seda, kui ma käisin triholoog Natalia vastuvõtul, ma nägin sealt suurelt ekraanilt oma peanahka ja seal puudusid peaaegu need juuksekarvad. Niimoodi ma mõtlesin, appikene, millised augud peas ja ma tõesti, see oli täielik šokk. Ja peanahk veel oli põletikuline, ta punetas, need juuksepikendused olid rasked, nad sikutasid mu peanahka. Et ehk siis ma tahtsin tegelikult nagu mega kiirelt kohe lahendust. Ma ei tahtnud enam pikendustest mitte midagi kuulda, vaid päriselt keskenduda ravile. Triholoog selgitas mulle, kuidas pikenduste raskused, nad koormavad peanahka, nad kisuvad nagu neid juuksesibulaid, nad tekitavad seal natukene sellist põletikulist olukorda. Pluss siis ma lasin oma juuksed blondeerida ja see blondeerimine oli ka tegelikult kurja juur, sellepärast et juuksed muutusid nii hapraks, nii nõrgaks. Praegu, mida ma olen teinud, ma olen säilitanud naturaalsemat tooni, ma triibutan juukseid ja siiski see juuksekarv on palju tugevam tänu Krishinale. Sa käisid nüüd 8-kuulise vahega jälle triholoogi juures. Räägi, mis olukord sa nägid ja mis muutused olid toimunud? Ja triholoog soovitas siis mulle Krishina juuksekasvu ampulle. Neid on erinevaid. Mulle ta siis määras 1300 toote. Ja kui võrrelda siis peanaha pilti 8 kuud tagasi ja täna, siis tulemus on täiesti, et kunagi oli hõre ja nüüd on hästi tihe. Ja mida ma veel tänu Krishinale olen saavutanud, on see imeline, see Mikki kolmnurgakene siin ees, et see on mul nagu see juuksepiir on siuke siksakiline, et see on mul kõik ilusti formuleerunud, et see on ka tänu Krishinale. Ja pluss siis need uimukohakesed, mis muidu kergesti kipuvad nagu hõrenema, et siin on ka see juuksekasv ilusti taastanud. Ja ma tahan tegelikult südamele panna veel seda, et juuste väljalangemine, juuksed on tegelikult meil eriti veel naistel on nagu meie ehe. Ja see väljalangemine võibki olla tingitud ükskõik kas geneetikast, elustiilist, magamatusest, stressist, ülikiirest elutempost, plastikakirurgiast, millest iganes. Et ja samas neid toetavaid elemente, sest tegelikult see, et kuidas ma ise näen ka ja tunnen nagu nii suurt rõõmu oma juuste kasvust, et isegi kui nad kasvavad sentimeetrikese, mul juuksur ütles ka, et otsad on nagu nii tugevad ja terved, see läheb seda, et see elujõud läheb nagu, mis ma ütlen, siit juurtest otstesse, et ma olen nagu üli suure muudatusega iseenda jaoks läbi teinud. Ja kui on juba pisikesed augukesed pähe tekkinud, et siis tegelikult antud juhul aitab ju ainult juuste siirdamine. Ja meilgi, kes siis juuste siirdamisel ju Türgis käivad, et nemad on tegelikult ka üli palju abi saanud Krishina ampullidest. Väga tore oli sinu kogemust kuulda, aga räägi, kus siis neid tooteid, mis on aidanud nii paljusi mehi ja naisi, saab soetada? Ja kõige paremad pakkumised leiab siis labo.ee veebilehelt.